Aga tere ka minu poolt, et ma siin vist väga palju midagi uut ei räägi, et selles mõttes Kuldar andis väga hea ülevaate ja ega tundsin väga palju sarnast või äratundmisrõõmu Aivi jutus, et umbes samasugused kogemused tõrvikuga välja pealt pimedast kõndimisest. Aga ma proovin oma loos siis keskenduda rohkem andmete väärtusele, kust see väärtus sinna andmete sisse saab ja anda siis selle läbi ka võib-olla mõned jutupunktid nendele andmehuvilistele, kes näevad tänasel päeval oma andmetöös probleeme, vajakajäämisi kvaliteedis, et siis oma ülemustega sellest lähemalt rääkida. Et sissejuhatuseks sihuke David Vseviovlik mäng teile, et mis on pildil ja kus see asub. Pean siis silmas seda pikemat kriipsu ja posti seal keskel, et annan igale ühele aega oma peas 10 sekundit mõelda, mis see on. Siis annan teile ka vastuse ja saate siis oma teadmisi kontrollida. Kes siis saab 2 punkti, kes saab 1 punkti. Noh, pikemalt pinevust üleval ei hoia, et võib-olla raske kaardi pealt ära tunda, aga tegemist on Kuressaarega, väga õige. Mõned on juba kirjutanud ja tundnud kohe ära. Ja mõned, kellele ma olen varem seda pilti näidanud, tunnevad ka objekti ära. Tegemist on Eesti kõrgeima hoonega, mille kõrgus jääb siis 60 meetrit alla 8 kilomeetri. Et see on see töö, mida ma siis ehitisregistri juures tegema hakkasin, ehk siis ma olin seal andmeparanduse projektijuht. Aga eks andmeid parandada väga mitut moodi. Esimene variant on siis see, et vaatadki kaardi peale ja siukseid torne on seal, mis on kõrgus on seal üle 200-300 meetri, mis ilmselgelt seal olema ei peaks, on seal üle paari saja. Ja siis vajutad sinna peale ja vaatad, et ilmselgelt on siia meetrite asemel pandud millimeetritesse mõõt ja tahaks nagu siis parandama asuda. Aga siis hakkab vaikselt jälle ilmnema, et tuleb välja, et need andmed ei ole üldse ehitisregistri omad. Need on kohalike omavalitsuste omad ja selle parandamiseks siis niimoodi, et ma nüüd läheks sinna baasi ja muudaks selle välja väärtuse ära, et mul ei ole õigusi. Teine variant oleks siis teha siis selle baasi pihta päring. Meil on olemas ikkagi selles andmekvaliteedi juhises, mida ma õnneks tol ajal siis ka sain lugeda ja sain palju targemaks ja selle järgi samme seada. Vaatasin, et väga hea, andmekvaliteedi dimensioon, täielikkus. Võtame siis selle ette, vaatame, mida siis kõrgus sellest räägib. Tuli välja, et ehitisregistris on hooneid suurusjärgus seal 600 000 pluss. Ja kõrguse kohta on andmeid 30% objektidest, 1/3. Ehk siis see täielikkus on ikka nagu suhteliselt kehv. Väga lihtne oleks, et Maa-amet teeb iga aasta ülelende, neil on kõigist hoonetest päris head kõrgusandmed olemas, et tõstaks need taaskord sinna ja on need täielikud ja parandatud ja terved. Aga taaskord see ei käi nii lihtsalt. Päris edasi ei saa sellele andmekvaliteedile läheneda. Pluss siin on väga selged ajaloolised põhjused, miks see olukord sedasi on kujunenud. Ehitisregistrisse saabuvad andmed ainult läbi mingisuguste menetlustoimingute, siis ehituslubade taotluste, mille käigus siis hoonet ümber ehitatakse ja seda teavet kõrguste kohta hakati siis koguma seal 2015 aastal või kuidagi niimoodi. Et siis annab see lihtsalt indikatsiooni sellest laias laastus, et kui värsked need andmed tegelikult on. Ja ega ei olegi olnud ehitisregistri põhiline eesmärk see, et need andmed vastaks sellele hetke tegelikkusele, vaid nad vastaks siis sellele, milliseid menetlustoiminguid neil läbi on viidud ja kuidas sinna andmeid on pandud. Aga see vastus, et nüüd siis selle täielikkusega meil nagu teadmisega otseselt midagi peale ei ole hakata, ei rahuldanud mind ja kuidagi nagu tollel ajal tuli sisse ka üks huvitav päring, mis siis andis tõuke siis selleks 3. variandiks, et kuidas siis veel teistmoodi saaks selle andmete varana käsitlemisele läheneda. Ja võttis ühendust Kaugkütte ettevõtjate liit ja küsis, et palju meil on üldse kaugküttega hooneid Eestis. Väga lihtne, teen baasi pihta päringus on 40 000. Nemad vastavad, et see ei ole võimalik, et meil on 19 000 klienti nagu on, et millest te räägite. Vaatasime Hiiumaad näiteks, et meie andmetel on seal 1200 kaugküttega hoonet, nendel on seal vist ainult 50 või midagi sihukest. Ja kui ma hakkasin nagu jälgi ajama,
siis meie analüütik ütles kohe, et see on seda nalja või, et see, mida see kaugkütte aegade jooksul tähendanud on, et kes seda teab. Et mõni võib-olla viskas puidahju paar meetrit kaugemalt ja arvas ka, et see on kaugkütte ja pani selle sinna kirja. Ja tõenäoliselt pooltes nendes hoonetes, kus kohas see kaugkütte kirjas on, et seal on ammu radikad välja lõigatud ja köetakse nagu korrusmajades maapiirkondades lihtsalt sellega, mis parasjagu kätte juhtub. Et selleks siis, et selle andmekvaliteediga sisukalt ja süstemaatiliselt tegeleda, on ikkagist vaja. Seal on palju hulk eeldusi, mis on vaja korda ajada organisatsioonis. Ja üks asi on siis saadagi täpsemalt aru, et milles see andmete väärtus seisneb. Vastasel juhul ei ole võimalik seda tagada. See on ikkagist vastavuse kontroll ja esimene küsimus on, et okei, aga millele siis see vastama peaks? Kõigest sellest on täna pikalt ja laialt juttu olnud. Ma vaatan, et minu slaid vahetuse siin aga ekraani peale vahetanud. Vabandust, tehnilised tõrked. Ja enda meelest vahetasin slaidi. Teamsis praegu ei vaheta tõesti. No. Proovime jagame uuesti, et võib-olla siis kui ma selle jagamise uuesti teen, siis tuleb uuesti tagasi. Vabandan, aga äkki saame sellest tehnilisest asjast üle. Kas ma võtan enda arvutist? Mis te nüüd näete? Kas te näete midagi? Jälle väga huvitav. Et tagasi nagu oli ju. Täna hommikul saadud slaidid on. Ja võib neid ka sinna taustaks panna. Vabandust tehniliste tõrgete pärast. Aga võin siis samas edasi jätkata seni, kuni Kuldar leiab need slaidid ülesse. Et nagu siin varem öeldud oli, siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kõik vahendid, kokaraamat nii-öelda, tööriistakast, keskkonnad, kõik olid olemas, ainult ole mees ja kohalda. Et kogu see raamistik sellest, kuidas andmehaldus toimib, on olemas. Aga kuna mul endal väga palju varasemaid kogemusi ei olnud, siis ma ikkagi kindluse mõttes tellisin nii-öelda lokaliseerimise. See on see sama parimad praktikad, millele Kuldar varem viitas ehitisregistri näitel, kuidas siis seda andmehaldust korraldada. Aga ikka selles mõttes kogu aeg kuklas näris nagu selline küsimus, et ma võtan siin nagu suure töö ette, et kuidas siis ikkagi õigustada endale ja teistele seda oma ametikohta ja kogu seda andmehalduse ettevõtmist. Et mis sellest kasu on? Et kuidas siis, õnneks mul otseselt teisi veenda selles osas, et andmete kvaliteediga on probleem ja nüüd peaks panustama ei tulnud, et kõik olid väga varmad sellega tegelema. Et mõne pool võib-olla on ka see takistuseks, aga ikkagi endale jäi nagu see küsimus õhku, et kui me hakkame neid kontrolle tegema, siis mis väärtust me loome, mille suhtes me seda andme kvaliteeti parandama hakkame. Ja nagu Kuldar ka välja tõi, siis on väärtus seisnud kahes suuremas valdkonnas, ise lisaks ja kolmanda juurde, see ongi siis see endiselt Riigikogus. Minu arvutust peab vaatama. Ahaa, super. Et üks asi on siis see, mis on kahjud, ja teine asi on, mis asi siis see kasu on sellest andmehaldusest. Kahjude puhul võib siis sellest nii-öelda piitsast alustada. See on väga selge, mis väga pikalt ja põhjalikult ei pea kirjeldama, millised need võimalikud kahjud on. Et kõik, ma eeldan, on sellega enam-vähem ühel või teisel moel kokku puutunud. Kui mitte isiklikult, mida ma loodan, siis vähemalt meedia vahendusel küll ja veel. Et ei ole vaja otsida neid näiteid sellest kaugelt.
et ka lähiajaloos on ikkagi need andmelekked toimunud ja et selle kahjude ärahoidmisega peab kindlasti tegelema. Ja see ei ole andmehalduse eralõbu või erahuvi, et see kindlasti asutustes võiks olla keegi isik või ametikoht, kes siis ka selle infoturbega tegeleb ja teda siis tuleks esmajärgus on see tema ülesanne ja tema koostöös tuleb seda teha. Aga kui nüüd nagu rääkida, et ikkagi, et see kahjude ärahoidmine, et see iseenesest loob väärtust, siis see võib ju kedagi ära hirmutada ja äkki siis pannakse natuke rohkem ressurssi sellesse andmehalduse valdkonda. Siin umbes aastake tagasi, kui ma kutsusin pangast kolleegid rääkima andmekvaliteedist, siis nemad väga kiitsid Finantsinspektsiooni. Nemad toovad neile hästi leiba lauale, et aeg-ajalt tulevad jälle mingisugused nõuded ja siis avastatakse, et järsku andmed on olulised. Ja andmekvaliteet on oluline, tuleb tagada ja siis leitakse jälle andmehalduse jaoks ressurssi juurde. Aga see ilmutamine ei pruugi alati kõige veenem ja kõige parem vahend olla, sest so what, et komeet võib ka iga päev alla kukkuda, et see on ju lihtsalt nagu risk. Ja kui vaadata siis AKI eelmise aasta aruannet, siis ma just vaatasin, et seal on trahve on määratud 12 juhul kokku 20 000 eest, et asutusi andmebaasi on palju, et äkki nad ei jõua minuni. Aga see ainult siis selle nagu hirmu all olemine kindlasti ei aita, et kindlasti peab olema ikkagi mingisugune baastasemel, baastasemel arusaamine sellest, kuidas siis seda oma süsteemi turvata. Õnneks selleks on olemas ka päris head juhised ja lahendused, kuidas seda teha. Ja teise poole pealt ei maksa siis ka seda sinna teise väärmusesse minna, et me ehitame selle mulla ümber suurt kindlust, aga tegelikult seda väärtust ikkagist ei ole sellel, mida me kaitseme ja kulutame sinna meeletud summad. Ehk siis kahjude ärahoidmine kahtlemata on aspekt, mida tuleb arvestada, aga kahjude ärahoidmisele kulutatavad ressursi peaks ikkagist määrama ära see, milline on selle andmete väärtus, ehk siis sellest kasust saada tulu, kui hästi see eesmärki teenib ja täidab, mis sellise organisatsioonil on. Nii, liigume edasi. Sellest on juttu olnud täna, aga need põhilised andmekasutusjuhud, kust kohast see väärtus tekib organisatsiooni. See ei pea olema ainult kasumi teenimine, aga selle organisatsiooni mis tahes eesmärgi saavutamise toetamine erineval moel. Et siin on siis need samad, millest juba juttu oli, et klientide turgude parem tundmine, mis väli see on, millel me tegutseme organisatsioonina, mis on meie positsioon, benchmarking ja hästi suur rõhk on siis ka selle klientide tundmisel, et kes on meie kliendid, kes on meie sihtrühmad, kuidas nendeni jõuda. Et selle kohta siis andmete saamine. Juhtimisotsuste langetamine, eks see koosnebki siis sellest eelmise punkti infost ja siis selle organisatsiooni enda sisemistest andmetest. Operational data vist oli see, kuidas selle kohta öeldakse. Ja et kas me siis teeme ühekordseid analüüse, kogume regulaarselt või on meil üldse vaja mingisuguseid reaalaja andmeid selleks, et mõistlikult oma otsuseid langetada. Ja see, millega valdavalt siis mina olen rohkem nagu kokku puutunud avalikus sektoris, on need samad teenused ja tooted. Et sellega kipub niimoodi olema, et uusi teenuseid ja tooteid osatakse juba, ma ei tea, kas siis Innomed tiimi ja teiste selliste teenuse disaini propageerijate toel päris hästi äriprotsessina kaardistada ja mõtestada. Aga veel endiselt on väga palju neid vanasid tegevusi ja toiminguid, mille puhul ei ole siis selliseid häid skeeme ja arusaamist olemas, et kuidas see toimib. See tähendab seda, et selle teadmist ei oleks, et kindlasti organisatsioon teab, kuidas ta toimib, inimesed toimetavad ja sealt nende eesmärkide täitmine läbi selle käib, aga andmehaldusel on väga keeruline ennast kuidagi sinna külge haakida, kui see ei ole kuidagi niimoodi ilusti laiali laotatud mõne protsessi kaardistuse juures,
mille kõrval ei olegi siis selgelt aru saada, kus kohast need andmed seal sees jooksevad. Et siin on ta selline süsteemi tasandi vaade välja toodud. Magistritöö näide mulle tundus, et on päris hea. Ja lisaks siis võiks siin juures olla ka üks andmevooskeem, mis oleks detailsemalt näiteks, et millistest baasidest, millistest allikatest see sisend tuleb, millistest rakendustest ja sellest ta läbi jookseb, sest siin on nagu suhteliselt lihtne niisugune tagasi kooli platvorm, aga need süsteemid, milles me opereerime, ei pruugi olla alati nii lihtsad. Pigem ei ole lihtsad. Ja minu rõõmuks selle sama magistritöö juures oli ära toodud ka ärireeglid. Kuidagi on niimoodi juhtunud, et vähemalt need näited, mida ma olen näinud, siis kui need teenused on kaardistatud, siis selle kaardistamine paremal juhul lõpebki nende samade äriprotsesside kirjeldamisega. Et selle põhjal saab juba ju arendada, et see ei ole vastunäidustatud. Kõik, mida ühel arendajal vaja selleks, et oma tööd edasi teha, on olemas. Aga jäävadki kirjeldamata need ärireeglid, kus tegelikult andmehaldus oma selle sisendi, mida me siis peaksime tagama andmete poole pealt üldse saame. Ja nende ärireeglite põhjal on juba väga lihtne kirjutada SQL päringuid, mida siis mingisuguse aja tagant raporteerida ja vaadata, et see ei oleks tekkinud mingeid anomaaliaid. Ja see juba võimaldab mingil määral ka ennetada neid andmetega seotud probleeme, mis siis vähendavad selle teenuse kas kättesaadavust või kvaliteeti selle kasutaja jaoks. See ongi see konks, kuhu külg andmehaldus minu vaates. Tal on väga mugav ennast haakida, kus need kaks ärimaailm ja see IT-maailm saavad väga selgelt kokku ja mille ümber siis see andmehaldus saab ennast väga hästi püsti panna või seada oma toimetamise tegemisi. Nüüd üks aspekt, mis minu meelest on küll läbi käinud meie jutust, aga ei ole nagu selgelt eraldi oma slaidi võib-olla saanud, on see kommunikatsiooni väärtus andmehalduse poole pealt. See on see, mida ma oma praktikas olen näinud, et esmajoones, jah, me räägime, et me tegeleme andmekvaliteediga, aga me ikkagi tegeleme inimestega, inimeste vahelise suhtlusega, nende kaasa tõmbamisega selleks, et nad andmehaldust meie rõõmuks siis ellu viiksid, aga ka selleks, et need osapooled, kes nende andmetega läbi käivad, mõistaksid ühtemoodi, räägiksid sama keelt, nii siis andmetest üldisemalt, kui ka siis sellest sisust, sellest ärist, mida nad läbi viivad. Et need mõisted oleksid määratletud ja et ka see äri ja IT pool oleks omavahel räägiks sama keelt ja jõuaksid ühel nõule selles, mida me teeme. Siin on sama Accurity platvormi väljavõtte ehitisregistri juurest, mida me ka kasutasime katsetuse mõttes. Ja lisaks siis nendele mõistetele, mis on siis ära määratletud, seostatud omavahel, on ka hästi oluline, et oleks aru saada, millistes teenustes neid kasutatakse. Et kui kuskil mingisugune asi peaks, kui keegi tahab ühte andmevälja ja hakata nüüd kuidagi muutma, arendama, et oleks võimalik aru saada, millist mõju see avaldab süsteemile laiemalt. Kuni siis välja siis andmebaasini, et kui meil üks mõiste on, olgu see siis näiteks korrus, et millistes väljades me kogu seda teavet selle kohta hoiame. Et kogu andmehaldust ma ikkagi püüan oma peas käsitleda kui kommunikatsiooniprojekti. Et seda väärtus, mida see organisatsioonile loob, ei ole võib-olla kõige lihtsamini rahasse panda, aga kui on ikkagi näha, et IT-arendusi on odavam teha seetõttu, et meil on head sisendid ja et me suudame paremini väljendada seda, mida me tahame saada selle süsteemi, kus ta toimima peaks ja me ei pea kogu aeg parandama ja ümber tegema, siis ma arvan, et see on niisugune mõõdetav pool sellest kommunikatsiooni väärtusest. Nii, teine koha veel ka. See on siis kokkuvõtte slaid sellest, mis siis andmehaldus tervikuna on. Ma mäletan hästi, kui ma seda esimest korda Alvar seda slaidi mulle näitas, siis mul lõi silme eest kirjuks, et kas ma tõesti pean hakkama, mis asi on, millega ma sidunud olen, kas ma pean hakkama kõike seda nüüd ellu viima või. Aga
nagu Kuldar ka välja tõi, siis ega andmehaldusega paratamatult tegelevad kõik juba mingisugusel moel ja määral. Aga küsimus lihtsalt on, et kus me hetkel oleme ja mis on vaja selleks, et meie seda saaksime oma asutuses süsteemselt teha. Andmehaldus ei tähenda seda, et 3–10 inimesega organisatsioon peaks nüüd 4 või 5 uut ametikohta looma, 100 000 panema hakkama mingi huipu andmehalduse tarkvara alla ja siis tegema endale 2-aastase andmehalduse projekti, mida nad siis hakkavad ellu viima. See ei ole kindlasti see. Minu meelest andmehalduse projekti või andmehalduse edendamise eelduseks on vaja mootorit, just inimest, kes peaks eest, seisaks selle eest, et kõik need osapooled kokku tuleksid. On vaja neid osapooli, et nad oleksid kaasatud, saaksid ühtemoodi aru sellest, miks see vajalik on, mida me teeme andmehaldusega, et kuidas see nende tööd toetab. Ja et sellele andmehaldusel oleks siis ka selle asutuse vaates see, kuidas nüüd öelda, strategic alignment, et oleks selge, millist osa ja mil moel selle asutuse toimimisest eesmärkidest siis andmehaldus toetab. Vastasel juhul on väga keeruline, kuidas nüüd öelda, kindluste ehitamist kellegi pähe määrida, kui on selge, et see, või ei ole selge, et see tooks siis rahast tagasi vähemalt 2 kindluse hinna. Liikuda tuleb kindlasti sammhaaval ja alustades kõige väärtuslikemast probleemsematest andmestikest ja teenustest. Et mina olen nagu sinnamaani jõudnud, et okei, et võib-olla ei olegi neid teenuse kirjeldusi ja ei olegi ka neid äriprotsesse, aga et selleks, et seda andmehalduse tööd kuskilt otsast alustada, siis tuleb need inimesed, kes soovivad oma teenuste kvaliteeti parandada, näevad selles väärtust üles leida oma organisatsioonis ja nendega koos siis alustada andmehalduse pilooti. Ja selle pinnalt saab siis selle suurema raamistiku ja üldised põhimõtted hiljem üles ehitada. Kui tulla niimoodi ülevalt alla suunal ja panna paika mingisugune jäik raamistik, siis ma kardan, et see võib kiiremini jõuda vastasseisuni nende inimestega. Pigem otsida liitlasi ja nendega koos siis toimetada. Ja kui on selge lõpuks, et millist väärtust ja kuidas see andmehaldus siis asutuse jaoks loob, seda on võimalik tõesti numbrites näidata, siis ma usun siiralt, et ka vajaminevad ressursid selle edasi arendamiseks leitakse organisatsiooni seest või väljast. Ja olles siin viimasel ajal rohkem tegelenud pisikeste organisatsioonide, väikeste andmebaasidega Kultuuriministeeriumi haldusalas, siis ma olen jõudnud sellise 6 kontrollküsimuseni. Et ei ole tõesti vaja igal juhul, igal organisatsioonil hakata seda sama andmehalduse raamistikku endale kohaldama. See võib osutuda neile üle jõu käivaks. Aga et kui neile küsimustele on võimalik mingisugune vastus leida ja see organisatsiooni ennast rahuldab, siis ma arvan, et see juba aitab seda mõtet korrastada, seda süsteemsust tuua sellesse andmehalduse käsitlemisse. Leida üles need kriitilised andmed, saada aru, kus need on. See tähendab minu meelest ikkagist mingit üldisemat dokumentatsiooni siis sellest süsteemi arhitektuurist, andmemudelist, kataasteplaanidest ja kõigest sellest muust, et oleks selgelt aru saada, et mis see on, millega me tegeleme. Kuidas see vastutus siis ikkagist on jagatud organisatsioonis? Rõhutan, et see ei ole, et meil nüüd oleks vaja uusi ametikohti, aga need rollid peaksid olema selged ja arusaadavad ka nendele osapooltele, kes nendesse rollidesse on pandud. Nõuded üle vaadata, et kas meil on isikuandmed või mitte. Võib-olla mõnikord tuleb välja, et on, siis võiks neid mõelda, et kas nendele vastavaid nõudeid siis me suudame ka täita. Ja ikkagist korraga kriitiliselt läbi mõelda see põhiline risk, et mis juhtub siis, kui seda teenusepakkujat, tavaliselt on see väline teenusepakkuja, kes selle andmebaasi on ehitanud 12 aastat tagasi, rohkem, mis juhtub, kui tema rohkem teenust ei paku. Et kas on selge, kelle omad need andmed lõpuks on? Ja mis võib juhtuda siis, kui see peaks õhtale minema see süsteem endaga. Ja sealt edasi seesama põhilised turvameetrid, kas need on rakendatud, kas need on piisavad, et seda siis koostöös infoturbe spetsialistiga saab vaadata, et kas on olemas turvaeeskiri, kas on olemas dokumentatsioon, kas on olemas varundamine. Andmebaaside puhul need on põhiküsimused. Aga et selles osas aitab seesama ITS.
seal on kood nagu äpp 4.3, application, need on andmebaaside kohta käivad siis meetmed. Ja kui need küsimused on vastatud, siis sealt ilmselt on koorub välja juba järgmised sammud, kui nende jaoks on vajadused. Kas me tahame kuhugi oma andmehaldusega edasi minna, kas sellega on vaja veel hakata süvitsi selle andmekvaliteediga tegelema, et põhiline on kuskil seal veel samm madalamalt. Et lõppkokkuvõttes mulle tundub, et Kuldar on niivõrd head tööd teinud, et ma varasemal ajal tundsin, et kui ma ütlen, et ma tegelen andmehaldusega, siis mul küsiti, et mis asi see on, mis loom see on, millega see tegeleb. Et järjest vähem seda küsitakse ja inimesed saavad sellest vajalikkusest aru, organisatsioonid, juhid. Et pigem on lihtsalt selles, et kas need andmehaldusega tegelemiseks vajalikud eeldused on täidetud organisatsioonis ja kuidas neid siis katab.